ja rakenduse nimi on InShot Hongkongist ja arvustused jällegi üsna head, Playboard 4,7, App Store 4,8 ja ma panin siia esialgu, et ta oli nagu katsevõitja minu jaoks, sellepärast, et mulle nagu meeldis, siin olid mingid lisaasjad, et ta sarnaneb küll väga sellele videoshopile, aga näete, siin on võimalik luua kas video, foto või kollaaž. Ja vesimärki ei ole, ta paneb selle küll kuhugi vaikselt paneb, aga see oli minu jaoks esimesel hetkel nii märkamatu, et ma ei näinud oma videos. Te võite pärast vaadata, kas on või ei ole, et midagi sellist silma hakkavat ei ole. Ja rakendus siis jällegi olemas nii Androidile kui siis iOS-ile. Nii, ja kuidas siin välja näeb? Nüüd jälle natukene tuttav pilt, et kui te vaatate, siis on ta ka siis minu iPadis on siis sellises vertikaalses asendis ja keskel on siis näha see video. Paraku, kuna on tegemist tasuta rakendusega, on väiksed reklaamikesed siin ja siin all siis toimub toimetamine. Siin on näha kõik need nupud, mis parasjagu on ja siis all on siis see riba, kus ma näen, et millega ma saan siis tegutseda. Et näete, siin on kohe see kollaselt kirjutatud transition, et ma saaks kohe määrata üleminek. Ja kui ma nüüd võtan siis jälle kääride märgi, siis mul on jällegi võimalus trimmida, kattida, näete, et siis ma saangi lõigata siit keskelt mingi osa ära ja split teeb siis lihtsalt pooleks. Siis on nüüd jälle need erinevad suurused, et kuhu ma ta panen, kas ta on 1:1 või 4:5, olenevalt sellest. Ja mis mulle siin veel meeldis, et siin on nüüd selles rakenduses on nii, üks linnuke tähistab nagu seda, et rakenda sellele valitud objektile ja see 2 linnukest tähendab seda, et rakenda kõigele, mis siis on, et kui ma näiteks valin mingisuguse hea filtri või asja, siis see võimaldab rakendada kõike. Nüüd edasi järgmine need filtrid, siin ma saan ka jälle ilusti panna siis seda heledust ja kontrasti ja soojust ja kõike muud. Jälle siis muudkui valin selle kangikesega neid asju ja siis jälle kas rakendan ainult sellele ühele või rakendan kõigile. Ja muusika, et muusika puhul, et siin ülemal siis jah, selle heli juurde jäime, et esimene on siis see tegelikult võimaldab mul siis minu enda seadmest ja ta pakub ka ise muusikat ja pakub ka samamoodi efekte, et kõik need asjad, mis siis on mingisugused lennukid ja loomad ja kõik see, mis tegelikult on siis oluline. Ja siis see record, kui ma valin selle, siis ma saan ise salvestada sellele lisaheli, et räägin peale, video mul ilusti jookseb, näiteks olen teinud mingi animatsiooni, et imelihtne on siis seda salvestada. Nii. Nüüd liikusime edasi jälle kleepsude juurde. Kleepsud, kõigi lemmikud, siin on nüüd ka hästi palju erinevaid, aga mis siin on tore, et siin ma saan kleepsudega kasutada ka omaenda, see fotode märk, omaenda fotosid. Nii et see video, mis mina siis lõpuks tegin, siit ma kasutasingi seda. Ja teksti puhul klõpsan T-tähe peal ja jällegi saan valida värvid, kuidas ta asub. Siin oli ka tekstil igasugused need taustad ja nii edasi, nii et kõik see. Nii, ja siis siin on need üleminekud, et hästi palju erinevaid üleminekuid, aga nüüd, kui ta teile näitab, siis neid pro asju ta kohe hoiatab, ütleb, et tore üleminek küll, aga maksad nii palju, et sa saad nagu mingite osadest maksta. Ja siis, kui ma panen, et see asi on kõik valmis, siis ta näitab mulle siis kõigepealt, et nüüd me teeme siis paneme su video kokku ja ma saan siis jälle valida selle asja, et kuhu ma selle video siis salvestan. Et ta annab mulle tegelikult siis hästi palju neid erinevaid kohti, jälle neid sotsiaalmeediakanaleid, kus see asi võiks siis olla. Ja samuti lubab ta mul sellega ilusti alla laadida, nii et võimalusi palju. Aga kuna tegemist on tasuta rakendusega, siis väikese reklaamiga peate te leppima.